Ja alustame sellest tõdemusest, et seni me oleme põhiliselt käsitlenud Artifocki meetodit, mis siis põhineb sõltumatute elektronide lähendusel, ehk meil ei ole. Asja hakkab sealt pihta, et meil lainefunktsioonis ei ole elektronide vahelist kaugust, sest selle sisse viimine viib selle matemaatika väga-väga keeruliseks, kuigi viimastel võib-olla 10 aastal on ka neid lahendusi liikunud. Konverentsidel olen ma neid ettekandeid või postereid näinud, aga tundub, et sellised lahendused, kus ka see kaugus on ilmutatud kujul lainefunktsioonis sees, on väga arvutusmahukad ja tegelikult ei ole praktilised ikkagi. Et Artifockid ja selle peale ehitatud meetodid on osutunud siiamaani vähemalt paremateks. Ja see tähendab seda, et Artifocki meetod ei arvesta sellega, et elektronide liikumine on korreleeritud, ehk et kui üks elektron liigub, siis teine nii-öelda arvestab jutumärkides sellega või tõukub temast elektrostaatiliselt eemale. Ja see on vägagi suur ebatäpsus, mida me siis oleme senimaani nii-öelda talunud. Siin on mõned olulised terminid, kui me teeme Artifocki arvutuse ja saame energia ja teeme seda võimalikult hästi, kasutame näiteks väga suurt baasikomplekti, siis me saame energia, mis on nimetatud Artifocki piir. Mul kunagi oli üks joonis ka ühes varasemas peatükis sellel teemal, et see on siis kõige madalam energia, mida konkreetse süsteemi jaoks Artifocki meetodil on võimalik saada. Aga sealt on meil elektronide korrelatsiooni osa siis puudu. Ja see, mis nüüd viib meid tõelise energiale suure sammu lähemale, on korrelatsiooni energia. Järgmine suur parandus oleks relatiivistlikud parandused või siis relatiivsusteooriast tulenevad liikmed. Aga eriti kergemate elementide jaoks, nagu siin esimene, teine, isegi kolmas periood, on need tunduvalt väiksemad kui korrelatsiooni energia. Et me võime esialgu selle relatiivsusteooria jätta veel nii-öelda tulevikku. Ja laias laastus saab jagada need korrelatsiooni energia arvutamise meetodid suurde kahte gruppi. Üks variant on see, et kõigepealt leitakse Artifocki lainefunktsioon, nii nagu me seni oleme seda käsitlenud. Ja siis leitakse eraldi mingisugune hinnang siis kas variatsioonimeetodil või häiritusmeetodil korrelatsiooni energiale. Ja liidetakse need omavahel kokku, et need on tegelikult siis kaks eraldi arvutust. Artifock tehakse ikkagi ära, nii nagu Artifocki tehakse, ja siis selle tulemusest minnakse edasi. Ja teine lähenemine siis põhineb tihedusfunktsionaalide teoorial, mis siis viib selle korrelatsiooni energia arvutamise, mis Artifocki, mis pole enam korrektne Artifocki, SCF-i protseduuri sisse. See on meil teatavasti iteratsiooni meetod ja igal iteratsioonil juba kohe püütakse arvestada korrelatsiooni energiaga. Et selline arvutus on siis üheetapiline. Me saame pärast seda, kui arvutus on koondunud, kohe lõpliku energia. Ja selgub, et mõlemal lähenemisel on omad plussid ja miinused, mida me mõlemaid siis ka täna käsitleme. Need tihedusfunktsionaalide teooriat, density functional theory on ta inglise keeles, on selle lühendiga tähistatud juba palju aastaid, siis sellele esimesena nimetatud grupile, kus tehakse alguses siis Artifocki arvutus ja pärast sellele eraldi korrelatsioonienergia arvutus, sellel nagu kaua aega sellist üldlevinud lühendit ei olnud kasutusel. Aga ma panin tähele siin viimastel paaril aastal on tundub, et konverentsidel hakanud jooksma läbi selline lühend nagu wave function theory. Siis lainefunktsioonil
põhinev nii-öelda meetod või meetodite grupp, et seda üha enam viimastel paaril aastal, ma ei ole teda oma konspektidesse veel integreerinud, aga isegi tasub seda teada, et siis nagu DFT ja WFT, et need kaks lühendit on hakanud siis nii-öelda nende alternatiivide tähistamiseks, just see WFT üsna uuena, kuigi meetodid ise on vanemad, aga seni olid nad need nii-öelda muud meetodid või need esimesed meetodid jälle, kuidas pidi lugeda, et neil ei olnud nagu sellist üldist nagu katvat nimetust, siis viimasel ajal on see WFT nendele ka tundub, et hakanud külge kleepuma, siis kontrastina DFT-le, millel see nimi oli kohe algusest peale küljes. Ja tegelikult nii või teisiti kõik need meetodid põhinevad sellel ideel, et kui võtta tegelikult Hartree-Focki operaator ja leida sellele korrektsed omaväärtused ja oma funktsioonid, siis need ei ole mitte siis üksik determinant, vaid nad on siis põhioleku ja ergastatud olekute lineaarkombinatsioonid. Ja seda pandi tähele juba vähemalt pool sajandit tagasi, isegi vist veidi varem. Ja esimene meetod püüdiski sellele nii-öelda jõu meetodil läheneda, seda siis tuntakse nime all konfiguratsiooniline interaktsioon, väga sageli kasutatav lühend CI, mis siis üritabki leida lisaks siis põhiolekule, mis siin all joonistel on meil see esimene veerg, leida, millise kaaluga me peaksime lisama erinevaid ergastatud olekuid oma lainefunktsiooni kirjeldusse. Need on ilusad matemaatilised ja füüsikalised põhjendused, mida me siinkohal ei käsitle. Aga kogu see idee on selles, et need orbitaalid, kuhu me neid elektrone tõstame nii-öelda siin selle all oleva joonisse peal ka, kõik need orbitaalid on ette antud või on selle kujuga, nagu nad Hartree-Focki protseduuris saadi. Et see erineb sellest, kui me tõesti püüame arvutada ergastavad olekut. See on hoopis teine teema. See on see, et me algusest peale paneme näiteks ühe elektroni siia kõrgemale orbitaalile ja nüüd viime läbi Hartree-Focki protseduuri. See on siis kõik ülejäänud orbitaalid sel juhul juba kohanevad ja arvestavad sellega, et see elektron meil istubki kusagil seal kõrgemal energiaga orbitaalil. Sihukese arvutusi tehakse, nendel on spektri arvutustes väga suur tähtsus. Aga CI ei ole see. CI on see, me teeme Hartree-Focki arvutuse, võtame need orbitaalid nii, nagu nad Hartree-Fockist tulid ja ilma midagi orbitaalides endis muutmata tõstame ainult elektrone siis sinna kõrgematele orbitaalidele ja püüame leida, millise kaalukoefitsiendiga või millise siis selle lineaarkombinatsiooni koefitsiendiga need virtuaalsed ergastused meie lainefunktsiooni võiksid kuuluda. Väga levinud termin selles kontekstis on virtuaalsed orbitaalid ja virtuaalsed ergastused, ehk virtuaalne orbital on siis see orbital, mis on põhiolekus või algseisundis täitmata. Ja põhiline probleem on see, et see ülesanne on nii-öelda skaleerub kombinatooriliselt, eks ju, meil on, eriti kui on suured baasikomplektid, neid ülemisi tühje orbitaali on hästi palju. Ja erinevaid viie sinna elektrone peale panna on omakorda väga palju. Iga sellist virtuaalselt ergastatud olekut nimetatakse konfiguratsiooni olekufunktsiooniks, CSF, või väga sageli lihtsalt konfiguratsiooniks, mis on üle ekspluateeritud sõna selles kontekstis. Ja püütakse siis sinna ette leida sobivaid kaalukoefitsiente. Seda, mismoodi see märkimise funktsioon Artopaadis töötab, miks ta vahel ei tööta, on mul endiselt täielik müstika. Nii, igal juhul seda C-ta mul ära märkida ei lase. Ma tahtsin sellele C-le siin viidata.
Ja see on variatsiooniline meetod, selles mõttes on ta hea, et mida madalam energia, seda parem. Ja kui meil oleks kasutada täielik baasifunktsioonide komplekt ja kõik virtuaalsed ergastused, siis me põhimõtteliselt saaksime täpse energia. Seda on siis matemaatiliselt näidatud. Kui meil on mingisugune lõplik baasikomplekt, sest lõpmatu baasikomplekti puhul me niikuinii ei saaks millestki rääkida. Kui meil on lõplik baasikomplekt, me võtame arvesse kõik võimalikud ergastused, siis selle nimi on täielik konfiguratsiooniline interaktsioon ehk siis full CI inglise keeles, mis on variatsiooniline ja on täiesti matemaatiliselt näidatud, et korrektne lahend. Ainukene häda on see, et need arvutused on meeletult mahukad ja selle tõttu siin heeliumi aatomist palju kaugemale ei ole mõtet minna. Siin on selle valem, selle töömahu arvutamiseks. Näete, et ta on pikitud faktoriaalidega. Faktoriaal teatavasti on täisarvude korrutis 1-st kuni antud arvuni. Kui te võib-olla olete kunagi taskuarvutiga mänginud, mis kuni 10 astmel 100-ni arve on võimeline opereerima, siis te teate, et sinna 10 astmel 100 kanti on kas 67 või 68, peast ei mäleta ema kumma faktoriaal. Ja 10 astmel 100 omakorda on näidatud, et on arv, millest suuremat ei ole vaja meie universumi kirjeldamiseks. Elementaarosakeste arv universumis, nähtavas universumis jääb palju-palju kordi alla 10 astmel 100-le. Seega nende faktoriaalidega tuleb olla väga ettevaatlik, siin on nendega jagamisi ka, nad ei ole ainult murdujoone peal, on ka murdujoone all. Aga põhimõtteliselt on see väga suured arvud. Siin on selline näide toodud etaani molekul C2H6, mis on ju väga väikene molekul iseenesest ja täiesti selline tagasihoidlik baas nagu 631G2 tärniga. See on 18 baasifunktsiooni, 18 elektroni ja 60 baasifunktsiooni ja juba sellises süsteemis oleks meil erinevaid võimalikke asetusi 2,6 × 10 astmel 19. Veel päris Avogadro arv ei ole, aga hakkab juba sinna lähenema. Paneme paar elektroni või paar orbitaali juurde ja me oleme juba kusagil seal Avogadro arvu kandis. Ja võite ise arvata, et sellises koguses mingisugust asju arvutimälus säilitada ja nii edasi on päris lootusetu. Huvipärast võiks kusagilt järgi vaadata, kui palju on praegu kõigi toodetud kõvaketaste maht. Ma arvan, see jääb siiski juba sellest suuremaks, aga võib-olla ainult suurusjärk või paar. Et selline siis probleem full CI-ga. Seda nagu praktikas teha ei õnnestu. Ja selle tõttu siis tehti, ma ütleks, kasutatakse see, aga ma isegi ütleks kasutati, sest CI on tänaseks peaaegu väljas käibest, siis piiratud limited CI, kus siis püütakse mingisugune valik, mingi eelvalik teha nende virtuaalsete ergastuste seast, millest kõige tavalisem on võtta arvesse 1- ja 2-kordsed ergastused. Ühekordne siis tähendab seda, et üks elektron on siia üles tõstetud. Näete, ma olen siin erinevaid kombinatsioone joonistanud, ta võib olla alt pärineda kuidagi sügavast orbitaalist, kuhu ta iganes sinna üles on tõstetud. Aga neid on siis täpselt nii palju, kui on elektrone korda neid ülemisi tühje orbitaale. See on täiesti hoomatav kogus ja siis on 2-kordsed, mida on siis circa vist see eelmine arv ruudus. Aga siis on meil 2 elektroni siia ülemistele korrustele tõstetud. Et need on sellised enam-vähem teostatavad, aga paraku selle meetodi täpsus ei ole võib-olla kõige suurem, sest on ka neid kõrgemat ergastusi oleks tegelikult tarvis. Peale selle avastati juba üsna peatselt, et piiratud CI meetodid ei ole suurusjärjekindlad. Mis tähendab, et kui me paneksime 2 molekuli teineteisest üsna kaugele, siis ikkagi see mudel arvestab, et me peaksime tõstma
kujutame ise ette, meil on 2 veemolekuli teineteisest kaugel, aga me millegipärast modelleerime kõiki neid juhtumeid, kui ühe molekuli elektron kolib teise molekuli mingi orbitaali peale. On protsess, mida tegelikult füüsikas selliselt ei toimu ja see siis toob omakorda kaasa selle tulemuse mittesuudlusjärjekindluse ehk teise molekuli lisamine ka väga kaugel tekitab mingi nihke energiasse, sest me võimaldame mingeid mittefüüsikalisi virtuaalseid ergastusi. Plussiks on variatsioonilisus. Mida madalam energia, seda parem on. Ja algselt, kui see meetod välja töötati umbes 50 aastat tagasi, oli ta väga populaarne, aga tõenäoliselt aitas siin kaasa vigade kompenseerumine, nimelt väikeste baaside korral. Ta andis suhteliselt kähku paranes tulemus, aga kui arvutid arenesid ja võeti kasutusele suuremad baasid, siis paraku läks asi pigemini halvemaks, ei läinud enam tulemused paremaks ja tänapäevaks on see CI, ma ei saa öelda, et teda üldse keegi ei kasuta, kõigis programmides on ta tavaliselt olemas, aga see siis ei ole kuigi populaarne. Üks variant, kus ainult ühekordseid ergastusi kasutatakse, on just nimelt spektrite arvutamisel, veel oli võib-olla siin 10 aastat tagasi suhteliselt levinud, praegu on selle jaoks ka uued ja paremad meetodid. Nii, ma jätan siit nüüd natukene vahele, sest neid meetodeid teil ainetöö jaoks vaja ei ole, võib-olla räägime neid järgmises loengus. Räägime lühidalt ära sellise asja nagu Möller-Blessetti häiritusteooria, mis on erijuht füüsikas väga paljudes kohtades kasutatavast paljude kehade häiritusteooriast. Teatavasti kui 2 keha liikumist ei ole võimalik täpselt matemaatiliselt lahendada, need on kõik siis erinevad variatsioonilised ja häirituslahendused ka näiteks astronoomias, aga ka tuumafüüsikas ja mitmel pool mujal. Möller-Blesset tegid oma artikli juba üsna üllatavalt ammu, 30. aastatel eelmisel sajandil, kuigi väidetakse, ma ei ole ise seda artiklit kunagi välja otsinud, aga olen kuulnud väidetavat, et see, mida nad seda kirjutavad, ei ole mitte päris see, mida tänapäevase nimega seostatakse. Et see on ka mingi vist natukene ebakorrektne omistamine, aga igal juhul Möller-Blessetti nime all ta igal pool on tuntud see meetod. Ja siin on mul nüüd üks tükk tuletuskäiku, mille ma ka vähemalt täna ajapuudusel vahele jätan. Põhimõtteliselt, kui te veel mäletate, me siin olid Rayleigh-Schrödingeri häiritusteooriast analoogsed avaldised, kus tuleb jagada 2 oleku energiavahega, mis tekitab probleeme, kui meil on kõdunud olekud. Aga see siis on nende samade 2-kordsete virtuaalsete ergastuste siis liitmine ja lainefunktsiooni, mis oleks meil siis CI doubles meetodis, aga ta on häiritusteoreetiline ja miskipärast, ma ei ole selle matemaatika nüanssidesse ka süvenenud, on ta siis täpsem ja efektiivsem kui analoogne CI. Ja selleks tuleb teha siis täiendavad integraalid arvutada, mis on suhteliselt töömahukas, aga see-eest on ta lihtsasti programmeeritav. Et seda on, ütleme, kui mingisugune uurimisgrupp on millegipärast kirjutanud oma Artifacti programmi, mida vahel ikka tehakse mõnedes ülikoolides, isegi nagu keerulisemates või edasi jõudnumates analoogsetes ainetes. Ma tean, on see isegi lausa tudengi kodune töö kirjutada mingi lihtsate orbitaalide jaoks oma Artifacti programm. See ei ole üldsegi nii keeruline. Ja siis tavaliselt järgmine etapp, mis lisatakse, ongi
Möller-Blesseti häiritusteooria, enamasti teist järku, mida on suhteliselt lihtne programmeerida. See on väga levinud viis siis arvutada korrelatsiooni energiat. Ja kõige levinum ongi siis teist järku, see on siis MP2, selline lühend. Õnnetus on see, et üks väga levinud heli ja video pakkimise algoritmide kogum on samasugune MP2, MP3 ja vist ka MP4. Et tõenäoliselt olete sellist laienditega faile näinud, aga nüüd guugeldada selle lühendi järgi muidugi midagi ei õnnestu. Et tuleb see Möller-Blesset ilmselt välja kirjutada, kui te tahate midagi sealt leida. Ja MP2 meetod on tänapäevani üsna levinud, seda kasutatakse mitmel pool, eriti juhtudel, kus tihedusfunktsionaalide teooria, mida me järgmisest käsitleme, omab probleeme ja skaleerub ta suhteliselt mõistlikult, vist oli süsteemi 5. astmest, mis ei ole just nüüd kõige tagasihoidlikum, aga siiski täiesti veel kasutatav. On siis 3., 4. järk, Gaussian programmis isegi on MP5 olemas, mida me ei ole küll kunagi katsetanud, sest see on vist juba üsna kallis ka arvutuslikult. Et selline meetod, matemaatika jätsin siin praegult aja kokkuhoiuks vahele. Kui tahate, võite proovida slaidide süveneda, kuigi ma tean, et vist juba on omakorda mul kärbitud mingist veel pikemast variandist, mis mul kunagi ka olemas oli. Ja veel kord siis, kuidas moodi arvutatakse, kõigepealt tehakse tavaline Artifacti arvutus ja siis arvutatakse eraldi staadiumina see parandusliige. Need arvutused ei ole variatsioonilised, see on väga oluline teada, et Möller-Blesseti arvutused võivad anda madalama energia, kui on tõeline, aga see-eest on suudlusjärjekindlad. See on oluline eelis siia ees. Me võime arvutada erinevaid süsteeme ja nende energiat summeeruvad. Huvitav fakt on see veel, et see MP-seeria ei pruugi üldsegi koonduda. Seda ei ole matemaatikud tõestanud ja on näidatud, et mõnel juhul ta kipub pigemini hajuma, et ei ole üldse kindel, kui kõrgele selles seerias on mõtet minna. Aga mõnede väikeste molekulidega on proovitud väga-väga kõrgetele järkudele minna. Ilmselt siis seal saab mingeid lihtsustusi teha, kui molekulid on väikesed ja vähemalt seal midagi väga hullu leitud ei ole. Ja samuti on leitud, et ta pigemini töötab paremini suletud kihtidega süsteemides ja tasakaalulistel geomeetriatel, ergastatud olekuid ja selliseid asju selle meetodiga üldiselt ei saa arvutada. Nii, ja teine, siis ütleme 3. konfiguratsiooniline interaktsioon, mida täna peaaegu ei kasutata, Möller-Blesset, mis on suhteliselt levinud. Ja 3. selline suur lainefunktsiooni mudelite kategooria, mis on praeguseks ajaks ka väga levinud, on siis inglise keeles coupled cluster. Selle fraasiga teda tihti ka teistes keeltes tähistatakse. Tõlkisime ta siis kunagi siin eesti keelde kui sidestatud klastri meetod. See tuli kvantkeemiast ja hoopiski tuumafüüsika poolt ja suhteliselt samal ajal või isegi natukene varem kui Möller-Blesset, aga praeguseks on ta kindlasti kõige täpsem meetod, mida selleks, või meetodite pere, ütleme siis niimoodi, mida elektronide korrelatsiooni kirjeldamiseks kasutatakse. Nüüd selle matemaatika on, ütleme, natuke omapärane pehmelt öeldes. Siin näeb meie lainefunktsioon välja selline. Ja siin on selline konstruktsioon, mida te ilmselt ei ole ka varem näinud, nimelt operaator esineb astendajas.
Me oleme nagu harjunud sellega, et operaator on nagu mingi tegevusjuhis ja kuidas teda nüüd äkki astendajasse torgata, et mida see nagu sisuliselt tähendab. Ja tegelikult see tähendab kompaktset kirjaviisi sellele RIT-arendusele, mis on siin 23.11. Mäletate, me kunagi ammu rääkisime Taylori RIT-arendustest, meil oli selle kohta üks video, võite selle üle vaadata. Ja eksponentfunktsiooni saab niimoodi RIT arendada nagu 23.11. Ja nüüd näete, et siin juba enam ta kusagil meil astendajas ei figureeri. Esinevad selle operaatori enda astmed, aga see on meil juba tuttav, see tähendab sama operaatori korduvat rakendamist. Nüüd, miks nad on valinud selle operaatori tähiseks T on muidugi järgmine hea küsimus, sellepärast, et meil T oli juba kineetilise energia jaoks kasutusel. Et temperatuur on veel ka T muidugi, aga seda õnneks sellises keemia füüsikuas vaja ei lähe. Niisiis, see ei ole kineetilise energia operaator. Paras õnnetus, aga niimoodi ta on ajalooliselt millegi pärast kujunenud. Ja kõige olulisem selle klassi operaatori definitsioonis on selline esmapilgul täiesti tühine nüanss, kui te võrdlete 23.11, mis on selle eksponendi definitsioon, mis on põhimõtteliselt lõpmatu rida. Eks peame selle kusagile alati katki lõikama. Siis klassi operaator näete, omab konkreetset lõppu. Ta lõpeb eenindava liikme juures ära. N+1 liiget ei esine. Kohe me räägime, mis see N on. Ja seda peetakse selle kogu see siirestatud klassi meetodi juures nii oluliseks pointiks. Ma seda praegu rõhutan, see võib jääda täiesti märkamatuks, sest tihti oleme harjunud mingite lõpmatute ridadega, siin juba siis klassi operaator on lõpliku mahuga nii-öelda. Ja N on elektronide arv, nii et tal on sama palju liikmed, kui on elektronide arv. Ja vaatame, mida siis need liikmed T1, T2 ja nii edasi ennast kujutavad. Kõigepealt siis T1 defineeritakse selliselt, et me teeme põhimõtteliselt kõik need samad ühekordsed ergastused, mida me rääkisime CI singles juures, kus meil see pilt siin oli. Nii, see oli meie ühekordsed virtuaalsed ergastused, kus me tõstame oma elektrone siis kõrgematele orbitaalidele. Ja tähis on siin selline, eks ju, phi tähistab, ta on jälle ei saa märkida kodalikult, okei. Phi tähistab lainefunktsiooni, ütleme siis konkreetsemast determinanti ja nüüd alumine indeks näitab seda orbitaali, mille pealt võeti elektron ära ja ülemine indeks näitab seda orbitaali, mille peale see elektron nüüd siis pandi. Siin on jällegi, kui te mäletate, me juba kusagil tükk aega varem tuli ette see, et tähistasime orbitaale IJKL ja faasifunktsioon STUV tähtedega, siis siin on nüüd kolmas tähis, nimelt on siis vähemalt selle teooria raames kokku lepitud, et alumised indeksid IJKL tähistavad neid orbitaale, mis on põhiolekus täidetud, kust elektron ära võetakse ja ülemised indeksid võetakse koguni tähestiku algusest, need ei ole reaalarvud, need on samamoodi täisarvud antud juhul A, B, C, D ja nii edasi, mis siis näitavad neid orbitaale, mitmenda peale elektron tõstetakse. Nii et kui meil näiteks oleks siin see phi oleks, ma ei tea, 1 ja 8, oletame, et meil on 6 täidetud orbitaali, siis see tähendaks, et esimesed orbitaalid 8. peale on üks elektron ära tõstetud. Ja kui ainult üks indeks, siis järelikult ainult üks elektron saab olla sedamoodi ergastatud. Ja siin ST on vastav koefitsient, millise kaaluga selline konkreetne ergastatud olek meie selles samas CI tüüpi arenduses siis sees istub. Ja nende kõikide summa siis defineeribki ära meie T1 operaatori. T2 siis vastab kõigile
kahekordsetele ergastustele, T3 kolmekordsetele ja nii edasi, analoogselt siis konfiguratsioonilise interaktsiooniga. Ja selle meetodi rakendamine seisabki nende koefitsientide T leidmises. Nüüd, mille poolest see erineb CI-st? See erineb CI-st selle poolest, et need koefitsiendid tänu nendele valemitele ja operaatoritele on ära grupeeritud. Meil on, need esimest, meil on need teistjärku. Ja nüüd omakorda, näete, seda operaatorit saab rakendada korduvalt. See meie E-astmel T tõstab ta vastavasse astmesse, meil on siis nii ühe- kui kahekordsed ergastused, neid omakorda siis tehakse 2 korda, 3 korda ja nii edasi. Et see teatud viisil grupeerib kokku need ergastused, seda võib olla sellest valemist küllaltki raske näha. Ja see päris keeruline matemaatika on siin mul kõik ära peidetud. Sellepärast, et ma ei ole seda teile siin esitanud. Aga põhimõtteliselt see grupeerib teatud viisil kokku need virtuaalsed ergastused ja sellega drastiliselt väheneb nende otsitavate, nende T-de arv, nende koefitsientide arv. CI-l on nad kõik on vabad. Me saame, või see CI on selles mõttes vabam, et ta võimaldab neil igal koefitsiendil, iga ergastuse ees sõltumatult olla erinev. Aga selle tulemus on see, et neid koefitsiente on väga palju ja me hakkame seda kusagil kohe väga kunstlikult ära piirama. Siis Kaplan-Klastri suur eelis on see, et selle valemite kuju grupeerib teatud viisilised ergastused kokku ja see grupeerimine osutub füüsikaliselt mõistlikuks nende ette leida siis ühine koefitsient T. Nii, siin on seda sama juttu ka natukene lahti kirjutatud, mida tähendab see sama operaatori ruutu tõstmine täpselt. Ma jätan need detailid siin vahele. Ja põhimõtteliselt on siis näidatud või on suht lihtne isegi näha, et kui me kusagil kohas oma neid operaatoreid ja jadasid katki ei lõika, siis me jõuaksime uuesti täieliku CI-ni. See oleks lihtsalt sama täieliku CI teistmoodi lahti kirjutus. Aga praktikas siis lõigatakse see üsna julmalt ära ja sellele vaatamata, kuna need koefitsiendid on omavahel sellistel headel viisidel seotud, on see tulemus endiselt üllatavalt täpne. Veel üks termin, mille päris sageli kohtadame on amplituud. Neid koefitsiente T nimetatakse ka amplituudideks, see tuleb jällegi kusagilt sealt tuumafüüsika poole pealt. Ja ajalooliselt esimene siis sellest seeriast, mis kasutusele tuli, oli Kaplan-Klaster Doubles, mis kasutas ainult seda T2 operaatorit. Vaatame veel kord, siin on mul T2 defineeritud ja siin ta on meil selle T-operaatori teine liige. Et selline siis variant, et T võrdub ainult T2-ga. Ja sellele omal ajal anti ka veel omaette nimi, sellepärast, et see oli suur läbimurde omal ajal kusagil 70-ndatel või kuna ta välja töötati. Sellepärast, et see ei ole mitte ainult siis teistjärku ergastused nagu CI double'is, vaid kuna siin on ka selle operaatori ruut ja kuup ja nii edasi sees, siis on tegelikult siin sees ka kõrgemad ergastused, aga nad on omavahel siis numbriliselt kenasti seotud, nii et selle arvutuste maht ei jookse meil käest ära. Või eks ta omavahel jookseb ka. Seal need asendajad süsteemi suurusest on päris ebameeldivad, nagu me kohe näeme. Aga siiski on ta tunduvalt parem kui CI. See on praktikas mittelineaarse võrrandisüsteemi lahendamine, mis on omakorda iteratsiooni meetod. Et Kaplan-Klaster on iteratsiooni meetod ja seetõttu ta ei pruugi ka muideks koonduda.
ja sellest on mul üks kõige kihvtimaid tsitaate, mida ma tean ühe programmi väljundist, kui ma kunagi juba üsna ammu ühte KPKasti programmi kasutasin, siis kui ta oli koondunud, siis oli see väljundis selline tekst. A miracle has come to pass. The coupled cluster iterations have converged. Nii et need autorid pea seda ka imeks, kui see asi koondub. Aga seda imet mul ikka juhtus vahetevahel. Ja tänapäevane Gaussiani programm muidugi midagi nii vinget ei teata ja saab selle koondamisega hakkama küll. Võimalik, et seal on ka tänapäeval mingid koondumise kiirendajaid ja muud asjad kasutusel. Ma ei ole selle nüanssidesse süvenenud. KP-cluster doubles, üldiselt KP-clustrid on suurusjärjekindlad, mis on väga hea, aga nad ei ole variatsioonilised. Et madalam energia ei ole tingimata parem. Ja ta on oluliselt täpsem kui CI doubles, mõlemad on doubles, aga kuna ta võtab tegelikult ka kõrgemad ergastusi arvesse, siis on ta siis tänapäevaks tunduvalt eelistatud. Võrreldava täpsuse annaks CI puhul ka siis 3- ja 4-kordsete ergastuste arvesse võtmine, see on siis singles, doubles, triples, quadruples ja see juba on arvutuslikult palju mahukam kui KP-cluster doubles. Ja tänapäeval tuuakse enamasti juurde ka ühekordse ergastuse singles, see ei anna väga palju arvutusmahtu suuremaks, aga kolmanda järgu sisse toomine triples on juba üsnagi küsitav. Mina vist ei ole ühtegi CCSTT arvutust teinud, sest et nende mahud lähevad väga kiiresti väga suureks. Väga levinud on tänapäeval selline variant, kus need kolmandat järku ergastused tuuakse siis häiritusteoreetiliselt. Pannakse see T sulgudesse ja täpselt niimoodi lohisevat teda loetaksegi CCSD parenthesis T. Tavaliselt niimoodi teda välja hääldatakse inglise keeles, et ei ole midagi lühemat välja mõeldud. Ja see on siis mitte iteratiivne häirituslik siis parandus. Ja CCSD parenthesis T meetodi arvutusmaht hinnatakse umbes orbitaalide arvu 7. astmega proportsionaalseks. See ei ole väga meeldiv skaleerumine. See tähendab 2 korda suurem arvutus, võtab 128 korda rohkem aega. Ütleme niimoodi, kasvu suurem molekul. Jah. Mis see 128, no ta nii täpselt ei jookse, aga mõte on umbes selline, ütleme 120, see on, kui muidu oleks üks päev, oleks kohe plaksti 4 kuud. Ja? Või ühest tunnist saaks mingi, ma ei tea, umbes nädal vist või palju sealt tuleb. Et see sein tuleb väga äkki ette süsteemi suurendamisel, kust enam ei jõua ära oodata neid tulemusi paraku. Aga siiski mingi sellise mõnesaja orbitaalilise süsteemiga saab täiesti edukalt hakkama, arvutid on ka arenenud, kasutatakse paralleelarvuteid ja arvutusi ja nii edasi. Et tegelikult selliste väiksemate molekulide jaoks KP-cluster singles, doubles, triples on üldiselt selline, öeldakse nii-öelda gold standard või kui keegi on sellega arvutanud, siis neid tulemusi nagu keegi eriti ei vaidlusta. Muidugi väga paljud teadustööd on olnud selle peale, et need arvutusi kiiremaks saada, et seda astendajat alla saada ja on isegi kuni lineaarse skaleerumiseni lahendeid, aga nendel on muud puudused, kahjuks ei jõua nendesse praegu ajapuudusel laskuda. Nii, jätame need kvadratic CI-d vahele. Võib-olla tasub mainida, et on olemas spetsiaalsed baasikomplektid nendega töötamiseks, mis annavad omakorda veel täpsemaid tulemusi. Sellised lühendid CCPVDZ, see on siis double zeta, triple zeta, quadruple zeta, näete, on ka järjest rohkem lõhestada, kõigil on valentskiht, see on siis valence, quadruple zeta ja isegi 5-kordse jagunemisega baasikomplektid. Lisatakse tihti veel diffuussed funktsioonid peale, et need on sellised väga suured
väga head, väga täpsed ja arvutamise mõttes väga kallid baasikomplektid. Oleme ise kasutanud siin väikeste molekuid, mul üks doktorant praegu teeb nende samade AuxCC, vist küll triple sellest pole kõrgemale läinud, ja siis coupled clusters, singles, doubles, sulgudes, triples meetodiga. Et sellised alla 10 aatomi süsteemid on täiesti jõukohased. Ja nõnda, ja siin siis mõned koledad astendajad. Näete, meie CCST parenthesis T istub meil umbes süsteemi 7. astme peal, mis siis peetakse veel tänapäeval nii hädapärast talutavaks. Kui me võtame need sulud ära, võtame kolmekosti ergastusi korrektselt arvesse, siis me jõuame 8. astmeni ehk 256 korda rohkem tööd, kui süsteem kahekordistub. Ja sellega sama skaleeruvusega on muideks MP5 kõige kõrgem, mida Gaussian praegu võimaldab. Ja siit edasi juba on sellised meetodid, mida praktiliselt näeb ainult mingite üliväikeste molekulide ülitäpsetes arvutustes. Mina pole kunagi nii kõrgele oma arvutustega läinud. Ja siin lõpuks ka selline täpsuse võrdlus, siis coupled clusters, singles, doubles, sulgudes, triples on vaieldamatu liider ja võib-olla meetod, mida me kõige rohkem kasutatakse väikeste molekulide juures. Siis on MP4, mida väga vähe kohtab, coupled clusters, singles, doubles. Ja siin mõned meetodid, mida ma ei käsitlenud. Siin tabelis on ka mõned, mida ma ei käsitlenud. Siin MP4 teatud nüanssidega ära kärbituna ja MP2 jääb siia kõige alumisse otsa. Ja siis on suur tükk tühja maad, et ma olen 2 seda väiksem suurem sümbolid siia pannud enne, kui Artifok tuleb. Et Artifokist on kõiki ikkagi peajagu üle.